Me oleme oma saadetes palju rääkinud sellest uuest maailmast ja sellest helgest tulevikust, mis meid ees ootab, kus on kõrge moraal, kus on kõrge eetika, kus inimesed on head, saavad üksteisega väga hästi läbi, kus ütleme, et selline maapealne paradiis. Aga kui vaadata tänapäeva igapäevaelu, siis tundub, et see on täitsa võimatu. Kuidas sinna küll jõuda, kuidas sinna saab? Et peab toimuma vist mingisugune väga suur pauk, et praeguse igapäevase elu, kui keegi vähegi kuskilt teeb uudistekanali lahti või kas või tänava peal kõnnib, kas või siinsamas meil Eestis, siis tundub, et maailm liigub hoopis justkui nagu teises suunas. Et seda kurjust, mitte teineteise mõistmist, sõimamist, laimamist, tagarääkimist, valetamist, mida kõike. Ava lihtsalt korraks uudiste pealkirjad ja sa leiad kõik need asjad, mis meil siin ees ootavad. Et tundub, et justkui, et ongi, et maailm liigub nagu hoopis täiesti teises suunas. Ja täna tahaks natukene rohkem rääkida sellest, et kuidas tegelikult meist igaüks on mõjutanud ja mõjutama seda reaalsust, mis meie ümber on, ja kui sulle ei meeldi see reaalsus, mis on sinu ümber, siis kuidas seda muuta, mismoodi see toimub nii kvanttasandil, mismoodi toimub selle reaalsuse loomine, kui ikkagi siis seda, et mõista, mis siis praegu tegelikult maailmas toimub ja kuidas sellest kurjusest, kuidas sellele nii-öelda stopp panna, kuidas sellele selg keerata ja liikuda hoopis teises suunas. Mina olen Kai-Sandra Auger ja minuga on siin täna ka koos Eda Lehesmets. Tere taas kõikidele. No minu taju järgi praegult inimesed elavad nagu erinevates tasandites. Et on see mass inimesi, kes on jäänudki kinni sellesse kurjusesse, mitte mõistmisesse, kes elavad, võibki otseselt öelda sellises kultuurituses, kus ei ole enam kõrgeid moraalireegleid, kus igasugune labasus on nagu teretulnud, et seda on nagu tohutult palju. No maailm on juhitud sinna ja need inimesed, kes ise on lasknud ennast sinna juhtida, need on sinna ka kinni jäänud. Siis on inimesed selline, ma nimetan nagu inimesed, kes liiguvad selle poole, et sellest välja tulla, ja on inimesed, kes elavad juba täiesti teistmoodi, kus on kõrge kultuur, kõrged eetika, moraalinormid, kus teadmised, intelligentsus, kõik see selline headus, see on nagu igapäevane elunorm, aga neid on täna vähe. Et miks see maailm selline on? Nagu ma juba ütlesin, meid on juhitud sinna teadlikult, inimesed on sellega kaasa läinud ja kaasa läinud just nimelt sellepärast, et nii mugav on ise mitte mõelda, teisi süüdistada, mitte näha enda sellist kultuuritust, matslust, ebaintelligentsust. Mugav on lihtsalt selle vooluga võib-olla kaasa minna ja mugav on mitte juhtida ennast ja mitte näha endas neid probleeme, mis tegelikult on meil kõikidel inimestel. Et ka, eks me ise kunagi, kui me ei ole olnud teadlikud, oleme pannud panuse sellesse, et maailm täna selline on, nagu ta on. Ja, ma tahakski sellest kõigepealt alustada, et juhtida natukene seda tähelepanu sellele, et kui sina oled täna see inimene, kes mõtleb, et kuidas siis mina olen selle sõja tekitanud või et kuidas siis ma ei ole ju ise teinud midagi otseselt kellelegi halba, ma pole löönud kedagi, ma pole teinud kõiki neid kuritegusid ja ütleme, et ongi, et ma ei valeta, ma ei varasta. Ja, et ma ei poolda ju sõda, aga miks siis on maailmas, miks endiselt on või miks on minu elus vägivalda, miks ma endiselt sellega nagu kokku puutun, miks asjad ei ole nii, nagu ma päriselt tahaksin, siis kui me räägime sellisest reaalsuse loomise tasemest, siis tegelikult nagu kõik on kuulnud, et me oleme kõik üks. Ja ka kvanttasandil on kõik üks, kõik vibreerib siis lihtsalt erinevatel tasanditel, erinevatel sagedustel, aga me kõik mõjutame kõiki, see on täna ka teaduslikult ühtepidi ja teisipidi tõestatud, et me ei ole maailmast kuidagi moodi eraldi, me võime olla lihtsalt elada nendes erinevates dimensioonides, aga võib-olla kõige raskem tõde, mida on inimestel ehk raske nagu vastu võtta, on see, et meist igaüks, kes on vähegi kunagi midagi kartnud või kes siiamaani kardab
midagi uut õppida, kardab teiste inimeste ees esineda, kardab hiiri, kardab avalikku, ma ei tea, häbistamist või neid hirmusid on hästi palju. Kelle enesehinnang on madal. Jah, kelle enesehinnang. Kes solvuvad. Just. Ja kes süüdistavad, vinguvad. Kes otsivad vigu. Jah, et kõik need, mis on sellised madalamad sagedused, nii-öelda kõik, ütleme, kui me võtame positiivsed emotsioonid ja võtame negatiivsed emotsioonid, siis kõik see, kui sina tunned päeva jooksul neid negatiivseid emotsioone, kui sa oled neid terve elu jooksul tundnud, siis tegelikult kõik see on panustanud sinna nii-öelda ühte suurde tõrvapotti ja siiamaani teeb seda, eks ole. Ehk siis, et kõik inimesed on panustanud, kui sa oled, võib-olla üks selline huvitav näide ka siia, et mida rohkem sina täna vaatad action-filme, sõjafilme, mida rohkem sa vaatad uudiseid, siis mida rohkem on selliseid inimesi, kes seda jätkuvalt vaatavad, kes hoiavad oma teadvuses vägivalda, roppusi, neid madalat suhtumist, seda amoraalsust, siis tegelikult iga selle hetkega sa kogu aeg lood seda reaalsust juurde. Et see ei ole see, et sa pead minema ja võtma mingisuguse rusika ja kedagi peksma selleks, et luua seda negatiivsust või et osalema otseselt selles sõjas, aga täna igaüks, kes tegelikult siis on nendes madalates vibratsioonides igapäevaselt hirmus, ärevuses, paanikas, kahtlustes, eks ole, selles ebakindluses, siis sa kogu aeg lood seda sõda juurde. Ütleme, et see võib olla see füüsiline sõda, aga see võib olla ka nende erinevate vaadete sõjad, et kõik see nii-öelda nagu selline asi, mis meid igapäevases elus ehk häirib. Ütleme sõda kui energeetiline vastuseis. Just. Ja vastandamine. Et võtame kas või näiteks poliitika, eks ole, et kui sa ei ole rahul sellega, mis seal toimub, siis sa võid olla kindel, et tegelikult see üks osa, kui see sind mõjutab, siis oled sa seda ise oma ellu tegelikult tõmmanud vastavalt sellele, et sa elad selles madalas sageduses ja sa elad selles reaalsuses, kus see sind mõjutab. See toimib sellepärast, et maailmas on kaks vastandit, on pluss ja on miinus ja see peab olema omavahel tasakaalus. Ja kui see läheb tasakaalust välja, nii nagu meie planeedil see praegult on, et miinus on ülekaalus, ehk siis negatiivsus on ülekaalus, siis see miinus tekitab kaost, sõdu, haiguseid, kõike seda negatiivset, mis meie ümber on. Kui asi on tasakaalus, siis seda, me ei märka seda niimoodi, sest et meie planeedil on olnud ka aegu, kus planeet on tasakaalus, täna lihtsalt see on kunstlikult tasakaalust välja viidud. See kunstlikult välja viidud on tegelikult see inimeste enda süü, sest nad on lasknud ennast välja viia sellest tasakaalust. Aga nii nagu sa mainisid, et on positiivsed ja negatiivsed emotsioonid ja meid juhitakse täna läbi uudiste, läbi reklaamide, eelkõige läbi uudiste. Sotsiaalmeedia juhitakse kogu aeg selle negatiivsuse poole, sest et ma mäletan juba oma alates noorpõlvest, eks siis mingisugune 40-50 aastat, ma mäletan ainult negatiivseid uudiseid. Et mida rohkem negatiivsust, seda parem. Aga kui sa seda iga päev vaatad, siis see, kuhu läheb sinu tähelepanu, sinna läheb energia. Ja seda sa lood oma ellu. Ja seda sa lood, mitte ainult oma ellu, vaid sa lood kogu maailma, eks. Ja kui sa vaatad igapäevaselt, vaatad näiteks uudiseid sõjast ja sa iga päev annad sinna oma energiat. Jagad seda sotsiaalmeedias. Jagad seda veel sotsiaalmeedias, arvustad, võib-olla kritiseerid poolt ja vastu, mida iganaseks, siis sinna läheb see tähelepanu. Tähelepanu tähendab energiat ja sa toidad seda negatiivset energiat. Loomulikult ei saa see ära lõppeda, sest et nii kaua, kui toidetakse seda energiaga, nii kaua see kestab. Nii kaua, kui toideti Covidit energiaga, nii kaua ta kestis. Siis tuli uus tore uudis, jutumärkides, ja kogu energia läks sinna, aga see on jälle negatiivne. Millal see ära lõpeb? Siis, kui tuleb järgmine negatiivsus ja inimesed hakkavad jälle toitma mingit järgmist negatiivset uudist, mingit järgmist negatiivset situatsiooni maailmas. Selle asemel, et keskenduda heale armastusele, oma elu loomisele, positiivsete emotsioonidele, enda kasvatamisele, arusaamaks sellest, kuidas sa ise toimid, mis on sinu potentsiaal, selleks, et selle asemel, et õppida, enamik inimesi täna viib oma energia ikkagi sellesse negatiivsusesse. Just.
nii me tahakski täna rääkida sellest, et kui sa oled olnud seal selles augus ja oled jõudnud sinna selle teadmiseni, et ma ise loon oma elu, oma reaalsust, et sinuni jõudnud see teadmine ja sa tahaksid hakata teistmoodi toimima, sa tahaksid oma neuroühendusi hakata teistmoodi kokku siduma, sa tahaksid hakata märkama rohkem headust, sa tahaksid ise olla parem, helgem, sa tahaksid oma ellu tõmmata rohkem headust, hoolivust, märkamist, armastust, küllust, kõike seda, siis täna räägikski ka natukene just selle poole pealt, et kuidas siis luua maailma rahu, et mida me saame, mida mina konkreetselt saan teha selleks, et luua seda rahu enda ümber. Kõige esimene asi, mida sina konkreetselt ja mida kõik teised inimesed konkreetselt, kes tahavad seda teha, nad peavad hakkama õppima. Esiteks, kuidas sinu aju toimib, kuidas toimivad energiat, kuidas maailm toimib, kuidas üldse toimub loomine. Sul peavad olema teadmised selle kohta. Kui sul selle kohta puuduvad teadmised, siis sa ei saa teha seda. Sa ei saa teha seda, mida sa ei oska, mida sa ei tea. Sul ei ole neid algteadmisi. Et kui sa teaksid, kuidas toimub sinu elus konkreetselt loomine, siis sa jätaksid väga paljud asjad tegemata, eelkõige mõtlemata, sest et mõte on materiaalne, mõttest saavad kõik asjad alguse. Ja teine asi on see, et sa pead hakkama tööle oma isikliku egoga, sest et see, mida inimene terve elu alates lapsest saati, kõigepealt on siis need vanemad ja vanavanemad ja kool ja lasteaed ja nii edasi ja lõpuks me ise kasvatame seda ego. Ego on sinu negatiivne energia, kes püüab sind hoida negatiivsetest vibratsioonidest, sest et sinu ego toitub negatiivsetest vibratsioonidest, siis sa pead hakkama tegelema oma egoga, aru saama, kus on sinu mõtted ja kus on sinu ego mõtted. Ja võt seesama ego toitmine on see üks suur negatiivsus, mis toidab kogu maailma negatiivsust, sest et sinu see suur või väike ego on seotud maailma suurte kollidega. Et me nimetame neid kollideks, need vene keeles on üks väga hea sõna, on siis see sušnost, et eesti keeles polegi olevus, aga olevused on nii negatiivsed kui positiivsed, aga konkreetselt see negatiivne olevus me nimetame siis seda oma keskis kollideks, et siis me toidame neid kolle ja kuna me elame täna kollide maailmas, siis sellepärast ongi meil nii palju negatiivsust. Küsimus oli see, et kuidas me siis saame ikkagi, kõigepealt on õppimine, teadvustamine, kuidas toimub see loomine ja teine on iseenda tundmine, et kus on minu ego peidus. Et see inimene tihtipeale ütleb, et minul üldse egot ei ole, aga ise kardab enda varju, tal on madal enesehinnang, arvustab teisi, reageerib negatiivselt igasuguste asjade peale. Ärritub, see kõik on ego. Kommenteerib negatiivselt igasuguseid asju, vaatab uudiseid, toidab oma ego. Et see on kõik see, kuidas me paneme selle igaüks oma selle piisakese sinna sellesse suurde potti, mis siis lõppkokkuvõttes väljendub meil looduskatastroofidena, sõdadena ja hädadena siin maailmas. Just. Ja ma lisaksin tegelikult juurde ka selle, et hästi oluline on oma tahte arendamine, hästi oluline on järjepidevus ja hästi oluline on distsipliin, et me kõik teame, et kui sa tahad midagi, ütleme kas või lihtsalt näide toitumisega, eks ole, et tervislikult toitumine üldjuhul on keerulisem kui rämpstoitu süüa, eks ole, tunduvalt lihtsam on tellida kuskilt, mitte mõelda selle peale, aga see, et hoida head rutiini, teha trenni, just, et kui sa oled seal kuskil keskkohas, et siis see nõuab distsipliini, see nõuab tahet, see nõuab energiat ja alguses, kui sa tahad ka liikuda sealt negatiivsuse poole pealt positiivse poole peale, siis tegelikult see nõuab väga suurt tööd iseendaga. No vot, see on seesama mugavustsoon, eks, millest me räägime, et palju mugavam on teha kõike seda, mis ei nõua sinu energiat. Siin me räägime tegelikult harjumustest, et iga harjumus nõuab sissetöötamist. Sissetöötamine nõuab tähelepanu ja tähelepanu on tohutu energiakadu. Mitte, kadu selles mõttes, et energia kaob sinna. Energia läheb sinna, kus on su tähelepanu. Ja kui sa hakkad mingit harjumust looma endale, ükskõik millist, siis kas või see, et sa
hommikuti võimled või see, et sa hommikuti teed trenni või see, et sa mediteerid õhtuti, hommikuti, see, et sa õpid, see, et ütleme kas või see, et sa loed igapäevaselt, et need on kõik sinu harjumused. Et palju lihtsam on teha selliseid harjumusi näiteks, et ärkad hommikul üles, võtad telefoni kätte ja vaatad, mis uudised on. Et see on enamike inimeste harjumus või harjumus on see, et tulen töölt koju, panen teleka käima ja siis taustaks kogu see mull seal kogu aeg käib ja reostab meie aju. See nüüd on harjumused, eks? Aga et sellest lahti öelda selle asemel, et tulla näiteks töölt koju, mitte panna telekas käima, vaid istuda maha ja võtta omale pool tundi mediteerimiseks, see nõuab harjumust, tähelepanu, energiat ja see on ebamugav. Ja. See lihtsalt on ebamugav. Palju lihtsam on tellida pitsa endale koju õhtusöögiks, kui hakata tegema omale juurviljasalatit ise. Et noh, ta on samamoodi, eks, et see vaja sul võtab harjumuse. Et meie näiteks ei kujuta ette, kuna meie harjumused on see, et sa teed ise endale salati õhtuks, siis ma ei kujuta ette, et ma peaks näiteks tellima omale pitsa kuskilt. Et noh, ongi see, et sa kujundad oma harjumusi. Ja. No see on ka võib-olla üks kõrvalepõige siit, eks ole, et kes täna võib-olla väga palju, miks on täna võimalik, et meie toidutööstus on läinud nii kehva kohta, kuhu ta on läinud, et poest praktiliselt polegi võimalik midagi head osta, et see üks põhjus ongi see, et inimesed jätkuvalt ostavad, et kui ikkagi kas või Eestis pooled inimesed jätaksid ostmata kõik lisaainetega tooted, kõik see, mis ei ole tervisele hea, ma ei hakka siin detailidesse laskuma, eks ole, et siin on erinevaid neid arvamusi, aga kas või näiteks mingid teatud lisaenergiat sisaldavad joogid, eks ole, et kui kõik inimesed ühel päeval lõpetavad nende ostmise, neil jõuab kohale, mis mürk see on, siis need tootjad ei saaks enam toota. Et see võim tegelikult on nii-öelda nagu meie käes ja nagu me räägimegi, et kui inimesed oleksid rohkem teadlikumad, siis tegelikult nad ei valiks vaadata seda vägivalda, nad ei valiks süüa rämpsu, eks ole, et mitte panustada sinna negatiivsusesse. Et see suurem probleem praegult ongi see, et enamik inimesi valib selle miinuspoole ja see miinuspool kasvab, toitub, ta on suurem, eks ole. Aga et kui nüüd tahta teha see muutus sinna plusspoole peale, siis see saab hästi tugevalt alguse sellest enda sisemisest seisundist, sellest kohalolekust, märkamisest, teadvustamisest, kuidas sa ise igapäevaselt mõtled, kuidas sa tunned ja alustada sealt, et sa teed seal väikeseid muudatusi. Et eelkõige võib-olla see, kas või see, kuidas sa hommikul üles tõused, eks ole, et kas, mis mõtetega sa alustad, ongi, et kas sa teed seal selle telefoni lahti ja vaatad, mis toimub sotsiaalmeedias kuskil või sa võtad päriselt selle esimese, kas või pool tundi, aga ideaalis vähemalt tund aega, kus sa kas või lihtsalt vaatad midagi ilusat, kuulad midagi ilusat, tegeled oma mõtetega, mediteerid, eks ole, et siis see esimene tund aega sellest hommikust on nii suur erinevus, mis tegelikult annab sulle sellise eelhäälestuse kogu päevale. Ja siis ongi, et kui sa käid läbi terve päeva, et alustadki sellest, et kuidas sa siis näiteks reageerid ja see idee on selles, et sinuga lõpeb kurjus, sinuga lõpeb solvumine, sinust edasi ei lähe mitte ühtegi halba mõtet, halba kommentaari ega mitte midagi negatiivset. Ja, see ongi see, et inimene peaks lõpetama ära reageerimise, halvustamise ja negatiivse nägemise. Et ja see negatiivne meie ümber olemas kõik, see nii palju asju on, millele pöörata nagu negatiivset tähelepanu, aga sa lihtsalt jätad selle mingiks hetkeks kõrvale ja hakkad otsima neid positiivseid asju. Kas või ütleme õhtul see tore asi, et sa oled tänulik, mille ees sa oled tänulik, mis juhtus täna sinu päeval. Et meie näiteks ka igal õhtul, kui me läheme abikaasaga enne und, siis me küsime nüüd, mis oli täna päeval kõige toredam asi? Ja siis sa lähed õhtul juba magama selle tundega, et sa keskendud sellele, mis oli päevas kõige toredam. Need on nii lihtsad asjad, aga inimesed reeglina ketravad õhtul enne magama minekut veel peas neid negatiivseid ütlemisi, neid negatiivseid probleeme, nad lähevad sellega magama ja samal ajal toidavad sellega kogu maailma negatiivsust, et sa oma energia õhtul annad sinna, su aju töötab terve öö nendes negatiivsetes väljades ja sa toidad kogu seda negatiivselt.
aga kui sa lähed õhtul magama ja sa mõtled nende positiivsete asjade peale, teed omale need mingid tänurituaalid, õhtupalved, sellega sa lood seda positiivsust, aga kui 30% inimestest suudaks niimoodi nagu oma õhtuid ja hommikuid alustada, et see oleks kõik positiivne, siis maailmas toimuks kvanthüpe momentaalselt headuse poole peale, sest et 30% on juba väga suur protsent. Et kuidas jõuda sinnamaani, et inimestel tekiksid sellised harjumused, et ma ei tea, kui ma vaatan lihtsalt ka väga paljusid neid inimesi, kes minu ümber kunagi on olnud ja kellega ma täna enam väga tihedalt ei suhtle, meil teed on lahku läinud lihtsalt sellepärast, et nad on öelnud, et ma olen liiga vaimne, et see vaimsus nende mõistes tähendab see, et ma tahan nagu teistmoodi elada, et ma olen muutnud oma toitumisharjumusi ja ma teen meditatsioone ja ma vaatan maailma positiivselt, et tavalisele inimesele, kes ei taha oma negatiivsusest välja tulla, siis nende jaoks on need inimesed, kes näevad ja tahavad elada positiivsuses, ongi imelikud. Kahjuks on see niimoodi, aga kui juba toimuks see suurem hüpe, siis maailma oleks palju lihtsam muuta. Siis kaoksidki need sõjad ära, siis ei peaks neid arvustama ja vaatama ja andma energiat nendele, et nii nagu sa selle pealkirja siin panid, eks, et kuidas igaüks saab teha midagi selle heaks, et maailmas oleks rahu, siis iseenda mõtetest ja õhtupalvetest, see on esmased asjad, mida me saame teha. Millest alustada, et kui sinu enda elu on rahus, siis ka tegelikult sellega sa lood seda rahu edasi. Ma siit liiguks korraks tagasi selle mõtte juurde, et kuidas sinust endast võiks, siis ütleme, et sinuga võiks lõppeda kogu kurjus, et kõik need sellised igapäevased elusituatsioonid, sa sõidad autoga, keegi sõidab sulle ette või keegi ei näita suunatuld ja sa pead pidurdama või sa pead tegema mingeid ootamatuid manöövreid, siis esimene küsimus, esimene asi, mida teha, on see, et teadvustada ja hakata esialgu võib-olla isegi märkama, et kuidas sa reageerid. Kas sa lähed närvi, kas sa sõimad seda inimest oma mõtetes peas, eks ole, või sa lihtsalt, selline olukord, ta oli tõenäoliselt kuskil telefonis, ta ei märganud, tal oli kuskile väga-väga-väga jube kiire, eks ole, et kuidas sina reageerid, siis et sina ärritud, sina pahandad, ta seal teisel pool teda autos, eks ole, ta ei pruugi isegi märgata seda, eks ole. Aga et kui sina suudad selles hetkes, kui keegi teine teeb midagi halba, negatiivset, solvab sind, varastab sult midagi, petab sind, et kui sina suudad selles näha ja mõista seda, et ju siis sul endal on vaja seda kogemust, et sa analüüsid seda ja näha ka seda, et ju siis või soovid kas või sellele inimesele, kes näiteks on sinu tagant raha varastanud, soovid talle, et ta leiaks paremaid võimalusi, kuidas arendada oma finantsilisi oskuseid ja sa ei oota, et sa ei hau mingit kättemaksu, sa ei soovi talle halba, sa ei soovi talle et sa ei lähe sõimama teda. Sa ei süüdista teda, eks ole. Et kõik sellised igapäevased olukorrad, kus keegi sinu arvates teeb, kas on ülekohtune sinu suhtes, kellegi teise suhtes, siis lihtsalt saata nendele inimestele, mida sa saad kõige rohkem teha, ongi see, et päriselt südames saata neile valgust ja armastust ja kes vähegi selle tegelikult energeetilisel tasandil vastu võtab, siis sa näed, et need inimesed sinu ümberringi kas muutuvad või siis need inimesed tegelikult kaovadki ära. Et mina omast kogemusest ma näen, et kui nende aastate jooksul on see teadlikkus kasvanud ja ma olen hakanud teadlikult ja isegi mingil hetkel sunniviisiliselt suruma endasse seda, et ma mõistan inimesi, ma soovin neile head, siis neid olukordasid on nii vähe, mida ümberringi kuuled, kuidas, millised probleemid võivad olla suhetega, millised probleemid kuskil tänaval, töö juures, liikluses, eks ole, et siis sa justkui käidki nagu hoopis sellist teistsugust rada pidi ja vahel harva ikka satub mingisuguseid selliseid ootamatud või saad mingisuguse trahvi, eks ole, aga et siis ei ole mitte see koht, kus hakata kuskile mingit riiki või valitsust või süsteemi sõimama, vaid ma vaatan kohe nagu kus kohas ma ise võib-olla jätsin midagi maksmata või kus ma otsisin mingisugust allahindlust või kus ma mõtlesin, et äkki ma saaks midagi nii-öelda nagu soodsamalt, eks ole. Et see kõik käib nagu läbi selliste energeetiliste ja loodusseaduste ja kosmoseseaduste järgi, et ongi, et see on see eeldus, eks ole, et sa muidugi tunned ja tead neid,
aga just see, et sa hakkad märkama seda kohta, et kas või isegi otsid või vaatad, et kui keegi kuskil käitub sinuga halvasti või sa märkad kuskil, keegi käitub kellegagi halvasti, et kui kiiresti sa oled võimeline nägema selles olukorras midagi positiivset või kui kiiresti tekib sinus see nii-öelda südame avamine ja sa oled võimeline soovima sellele inimesele armastust ja hellust ja saama aru, et sellel inimesel järelikult on väga suur puudus selle järgi ja ta vajab just seda. No jaa, me oleme kõik, ma arvan, läbi tulnud sellistest olukordadest, kus meie elus on olnud palju rohkem kurjust, segadust, arusaamatusi, solvumisi, neid on olnud palju rohkem, aga see, kui sa ise hakkad ennast muutma, siis sinu see keskkond muutub, et sul ei teki enam neid olukordasid, kus sa peaksid reageerima negatiivselt. Ja kui tekivad, siis see on sinu õppetund ja sinu test ja sinu teejuhid testivad, kas sa ikkagi oled õigel rajal, sest et me oleme siin maal, me oleme siin õppeprotsessis, ega me sünnime siia ju õppima, siin ei peagi olema ainult šokolaad ümberringi. Aga kuidas me nendest nagu läbi tulema ja kui sa oled oma õppetunnid ära teinud, siis sulle elus enam ei pakuta selliseid olukordasid. Või kas või näiteks see, et kui sulle pidevalt keegi kogu aeg ette keerab ja sa pead kogu aeg liikluses olema, ütleme, närvid pingul sõitma, et ma tean inimesi, kes ütlevad, et Tallinnas ei ole võimalik sõita, sest et liiklus on nii kohutav, siis sa oled ise endale tõmbanud ligi sellised olukorrad, kus see liiklus on nii kohutav, sest et tegelikult see on täiesti normaalne. Täiesti normaalne liiklus, kui sa ise oled normaalne, siis sulle lihtsalt ei teki selliseid olukordasid ette. Või näiteks inimesed, kes pidevalt kogu aeg igal pool, kui nad midagi tahavad oma elus teha, kas või puutuvad kokku bürokraatiaga. Et meil on päris palju bürokraatiat, kui sul on vaja kas dokumente vahetada või sul on vaja mingeid tõendeid kuskilt ja siis sul on nagu 1001 takistust ja siis sulle satuvad ka sellised ametnikud, kes ei ole positiivsed, siis sa oled ise need oma ellu tõmmanud. Et kui sa ise suhtud kõigesse positiivsete ootustega ja vot siin on see, millest me nagu räägime, sa ise oskad luua läbi meditatsioonide endale seda paremat maailma, sa oskad seda peentasandil ära teha, kuidas need asjad nagu toimivad sinu jaoks, siis sul elus ei ole selliseid situatsioone, su energia läheb hoopis positiivsete asjade loomiseks. Ja see ongi see, kuidas me saame seda maailma paremaks muuta, et õppima selle ära, selleks peavad olema teadmised. Et ilma teadmisteta ei saa, selleks peab ennast tundma, oma ego tundma ja tajuma ära neid kohti, kus sa reageerid. Et ma ei ütle, et ma olen ideaalne, absoluutselt mitte. Ma käin täpselt samamoodi läbi oma õppetunde, aga ma näen neid kohti, mida ma pean muutma. Ma tajun ära neid kohti, kus on minu õppetunnid ja neid jääb kogu aeg vähemaks ja ma oskan teistmoodi reageerida ja teine asi, läbi selle ma oskan näha ka teiste inimeste neid valupunkte. Ma saan aru, miks ta niimoodi reageerib. Ma saan aru, et tal on elus, ta on kas kibestunud või tal on ta reeglina armastuse puudus nendel inimestel, eks, et siis sa saadadki talle, nii nagu sa ütlesid, valgust ja armastust, et kas või teeninduses, kui sa näed, et sinu teenindaja ta on pahur ja õnnetu ja toriseb või nähvab sulle midagi, siis sa lihtsalt soovid talle valgust ja armastust ja oled ise ainult tänulik ja naeratav ja jätab talle rohkem tippi, sest et sa saad sellega muuta tema päeva paremaks. Sa ju ei tea, mis temal on juhtunud. Just, et see ongi see koht, et kus võib-olla tavapärane reageering ongi see, et kui keegi teeb, ütleme kas siis see bürokraatia või mingid politseinikutega kohtumised, eks ole, või mis iganes on see, et kus tehakse sulle trahvi või on midagi puudu kuskil või on vaja kuskile midagi kandideerida ja asjad ei lähe nii, nagu lähevad, et siis seal ongi see koht, kus tegelikult sul on võimalik teha neid muutuseid ja kui sa hakata, need on need praktilised igapäevased väikesed asjad, kus sa saad hakata
ka testima põnevusega tegelikult, et aga kui sa seekord reageeriksid teistmoodi, kui sa ei läheks negatiivselt kommenteerima, kui sa ei läheks kedagi sõimuma, kui sa ei pahandaks ja ei võtaks seda kogemust ja siis ei räägi 10, 20, 30 sõbrale seda edasi väga emotsionaalselt ja ei pane sinna rohkem energiat. Et loomulikult, et me räägime siin, mis on vajalik, on selline konstruktiivne kriitika ja kindlasti see, et ei ole nagu see ainult selline positiivne mull, eks ole, et me näeme nagu ja roosad prillid ees, eks ole, et aga alati on võimalik anda väga tasakaalukalt, väga läbimõeldult seda tagasisidet ja konstruktiivselt, et sa ei pea esimese asjana kohe häält tõstma, sa ei pea hakkama kohe sõimama, eks ole, või et sa ei pea ise ka astuma kohe kaitsepositsiooni. Et mis siin ka kindlasti aitab, on huumor, et arendada endas sellist huumorisoont. Isegi kui sa teinekord ise eksid, kogemata keerad kellelegi ette, eks ole, et siis see selline huumor kas või liikluses ka alati aitab. Et need on need kohad, kus igapäevaselt saad tegelikult nii-öelda ise astuda tagasi, anda teistele uksi avada, lubada teisi istuma, eks ole, et see saab tegelikult kõik sellistest väikestest asjadest alguse, kus sa ise ei torma, ei aja taga, ei tunne puudust, eks ole, et sa tead, et sul alati jätkub, kõikidel alati jätkub, sinul on alati õigel ajal, õiges kohas, sa teed õigeid asju, kohtud õigete inimestega, siis tegelikult täpselt sellist reaalsust sul ongi võimalik endale luua. No inimesed täna lihtsalt ümberringi, ma näen ka väga palju seda on kibestumist tänu finantsidele ja tänu igasugustele sellistele krediitidele, mis inimesed on võtnud ja need tohutult koormavad inimese energeetikat ja inimesed, kellel on krediidid, võlad, hüpoteegid, et nendel inimestel on rohkem negatiivsust, sellepärast et nende alateadvus on kogu aeg koormatud. Et kuidas näiteks sellest välja tulla, ongi see, et sa tead, et sul on küllus, kui sa oled selle võtnud, sa tead, et sa saad tagasi maksta. See on omaette üks täiesti suur teema, aga ma lihtsalt näen täna, et inimesi see nagu väga-väga palju rõhub. Et nad ei suuda nagu sellest finantstasakaalutusest välja tulla ja see loob hästi palju negatiivset energiat. Just. Et jah, kõigepealt tuleb siis alustada ise endast sellest, et lihtsalt kas see kõige olulisem teadvustamine, eks ole, et see sinu enda mõtteviis ja seisund, mis sul on, eks ole, et sellega sa jätkuvalt lood oma seda reaalsust, et ja ainukene inimene, kes saab seda maailma muuta, kes saab seda rahu tegelikult tuua siia ellu, on iga indiviid ise, et kui sa lood oma elus rahu, et sul on harmoonilised suhted, sul on alati finantse kõige jaoks, mida sul on vaja, sa näed ilu, sa märkad headust, sa märkad hoolivust. Et kui sa käid linnas ringi, siis sa märkad, et sulle satuvad ette sellised hetked, kus täpselt keegi aitab kedagi, keegi lubab kedagi üle tee, sa näed poes, kuidas keegi teine inimene maksab, kellel ei ole raha, maksab tema eest ära, eks ole, et mida rohkem sa siis märkad seda, eks ole, seda rohkem su elus hakkab seda tulema, seda rohkem sa usud seda, et elus on häid asju, on headust ja küllust ja lihtsalt, et kui me iga päev väikeste asjadega teeme seda, muudame seda, et see on see, et ei ole see, et me nüüd lihtsalt mingid riigipead kuskilt maha võtame, eks ole, ja lõpetame sõja, et see sõda tegelikult on inimeste hingedes, see sõda on inimeste südametes, see on eelkõige inimeste mõtetes, et nagu me alustasime, et see sõda saab alguse sinu hirmudest, sinu ebakindlusest, sinu kahtlustest, sinu sellisest madalast seisundist olekust, kus oled kokku tõmbunud nii kitsi ja see on tegelikult see, mis loob meil igapäevaselt seda sõda, et või ongi, et sõda, eks ole, nii füüsilist sõda kui ka vaimset seda vägivalda, kogu seda asja, mida me tegelikult, keegi ei taha ju, tegelikult ei taha, me tahaks kõike head, aga lihtsalt, et meile ei õpetata või meile ei jagata seda, meie igapäevane muu keskkond ongi juhitud, eks ole, et seda toodetakse nii palju, et aga kui sa oled see inimene, kes tunneb, et tahaks sealt sellest august välja tulla ja kes usub ikkagi, et maailm on hea ja universum soovib sulle head ja tegelikult me oleme loodud elama hoopis külluslikumas, ilusamas, toredamas, harmoonilisemas maailmas, siis ühine meiega. Ja ma tahan võib-olla omalt poolt lõpetuseks öelda seda, et see headus ja armastus, et see ei tähenda sellist roosade prillidega elamist ja
see ei tähenda sellist naiivsust, et see ei tähenda sellist rumalat naiivsust, aga see tähendab teadlikku enda harimist, teadlikku enda jälgimist, enda juhtimist ja ma ikkagi jõuan tagasi sinna, et sul peavad olema teadmised, kuidas see toimib, kuidas sinu aju toimib, kuidas sinu keha toimib, kuidas kosmos toimib, kuidas need protsessid toimivad, sest et sa saad juhtida ainult seda, mida sa tead, kuidas ja mida juhtida. Et selleks peavad olema teadmised. Ja siin juures ma saan jälle kutsuda inimesi ikkagi teadvuse arendamise kooli, et see, kus me ise käime, me oleme siit väga palju teadmisi saanud ja me tõepoolest õpime juhtima oma elu positiivselt ja mitte andma jõudu ja mitte andma energiat negatiivsusele. Ja meie ümber on seda, me näeme seda, aga me ei anna sinna energiat juurde. Ja nagu ma ütlesin, kui 30% inimesed oskaksid seda teha teadlikult, siis meie maailm oleks hoopis teistsugune. Jah, see võiks sekunditega muutuda tegelikult. Ja see võib hetkega. Tõused hommikul ülesse ja maailm on teistsugune, sest et absoluutselt kõik on energia, kõik on peentasand, kõik on juhitud, kogu maailm käib läbi kvantteadvuse ja meie oleme need, kes seda oskavad muuta ja saavad muuta. Just. Aga aitäh kuulamast. Loodan, et said enda jaoks natukene inspiratsiooni ja positiivset tõuget mõelda ja vaadata ja otsida maailmas ilu ja harmooniat ja alustada iseendast.